Tere tulemast Tõravere observatooriumisse, seda vist teile öeldi juba hommikupoole. Mina olen Mati Arulepp ja töötan siis Skeleton Tehnoloogiates, osaühing Skeleton Technologies OÜ. Tänane teema teile on, mis on superkondensaator. Superkondensaator eesti keeles kutsutakse ka ülikondensaator, on siis elektrienergia salvestamise seade, mis siis suudab lühikese aja jooksul salvestada küllalt märkimisväärse koguse energiat ja samamoodi seda lühikese aja jooksul välja anda. Vatt-tunnid või džaulides antud kasutegur. Et on 95–97%, väiksem voolu isegi kuni 98% ja tema kasutusiga on üle 500 000 tsükli, et võite teda siis 500 000 korda täis tühjaks laadida ja temal on ikkagi veel piisavalt võimsust ja energiat, et see vastu pidada. Siis teine oluline omadus, eriti akudega võrreldes, on see, et kondekatel on mitu suurusjärku suurem võimsus, mida saab kätte kasutamisel ja samamoodi ka sisse panna. Siis kui te hakkate seda vett ehk energiat sealt kätte välja võtma, eks ole, siis pudelist valate päris pikka aega, mis on nagu aku võrdlusena välja energiat ja kondensaatorist saate selle ämbri mahti tühjaks valada. Et see on niisugune hästi lihtsustatud võrdlus. Tänu sellele, et ei ole keemilist reaktsiooni, on hästi suur, hästi kiire laadiks ühinemisaeg. Töötemperatuuri vahemik, lai vahemik on eelistus just nimelt autotranspordis igal pool teenusabides. Siin on ka transporditehnika on siis üks näide, kus on kaevanduse ekskavaatoritele pandud peale just nimelt tõstmise ja allalaskmise süsteemid, et kui alla lased, siis sa korjad selle energia kokku ja kui tõstad, siis võtad uuesti koondekatest selle energia välja. Londonis on suur diil on veel, kus on pandud Londoni Citybussidele kondensaatorpatareid peale ja väidetavalt on siis kuni umbes 25–30% on energia kokkuhoid. Täna siis õpituba, see mida teie hakkate tegema, on teil siis laua peal on mõned abivahendid. Ja ülesandeks on siis panna siia klemmid külge, juhtmed külge, lõigata välja siis fooliumitükid, jagati ise ülesanded ära grupisiseselt, siis tuleb lõigata 2 fooliumiterminali, 2 süsinikeelektroodi ja 1 separaator, mis on suurem kui see elektrood või suurem kui see foolium. Foolium elektrood lõigata selle plekitükki suurune ilma kõrvata ja separaator lõigata 2–3 mm, siin on 4–7 cm, et teil on siis see joonlaud seal ruudustikuga laua peal. Tegemise järjekord on seal kirjas, aga hästi kiirelt ütlen, et kui te olete need terminalid külge pannud, siis asetate selle terminali peale fooliumi peale asetate elektroodi peale panete siis selle separaatori ehk kohvifiltri ja tilgutate siia peale fosforapet. Senikaua võetakse ära märgunud, siis panete teise elektroodi peale ja lõpuks siis panete selle impregneeritud elektroodi peale teise fooliumi ja panete siis lõpuks selle terminali peale. Kogu see krempel läheb siis kilekotti, pesupulgad unustasin ka maha, aga võimalik näpuga koos hoida. No, teil seisab veel? Jaa, ma ei tea, mis järjekord. Ükskõik, aga arvestanud sellega, et kuidas pidi sul see kokku läheb? Kas see läheb? Niipidi läheb, jah. Paneme, tuleb pistili panna. No niipidi, jah, okei. Mis kõige alla läks? Võtame, jah. Aga see ei ole nagu... Ma panen selle siin ümber. Kuskil siia näiteks. Me peame panema ümber selle needi, et tegeks elektriline kontakt. Tasa. Naera minu. Ma üritan töötada üksuga, saame aru. Läheb pabermärjaks, eks ole, kui alt hakkab musta välja paistma. Äkki ühest nurgast paistab, siis on süsinik ära märgunud. Ei läinudki kuigi palju aega, kui töögruppidel hakkasid omavalmistatud kondensaatorid valmis saama. Jäi veel teha mõned katsetused, mis pidid kinnitama, et kondensaator ka tegelikult töötab. Nüüd hakkab pinge kasvab 36, 0,43 volti ja siin on vood. Laadimis- ja tühjenemisvoolude parameetrid võimaldasid arvutada valminud kondensaatori mahtuvuse. Sellega saigi püstitatud ülesanne täidetud.
3, 2, 1. okei, 3, 2, 1. 59 oli vist. Tegelikult ongi juba läbi, ma näen, 126 on seal. Keskele, järjekord või sassi.